mis see siis kõik kokku maksis? Paneb ohkama. Kas vaarikad või külmkapp? Doesn't compute. Kuigi meil ei ole ei kanu ega kapsast, aga meil on vähemalt päikesepaneelid. Vot. No nii, sel ajal, kui ülejäänud Eesti rahvas jõulupõrsele päkad silma ajab, istume meie siin all stuudios ja kes mäletab, siis eelmises osas sai meil antud linnulennult kiire ülevaade sellest, miks üldse oleks tarvis koju elektrijaama. Ja tänase saate pealkirjaks sai siis hoopis tükis kas paneelid või patareid. Ja iseenesest kõlab nagu suht lihtne siuke jah-ei vastusega küsimus, aga kuna meil on 15 minutit aega, enne kui meiegi peame minema jõululauda istuma, siis vist ei ole sellele lühikest vastust. Mis sa kostad? On küll. Saab? Jaa, see on väga lühike vastus. Nii. Mõlemad. Ma mõtlesin, et see on jah. Et kui siis mõlemad selles mõttes, et kuidagi praegu jah, ühiskonnas, selle saate tegemise hetkel on ühiskonnas nagu dilemma, et kui ma peaks valima, kas akud või paneelid, et kumba sa siis eelistaks, ma olen seda küsimust nagu nii mitu korda saanud ja need asjad lihtsalt ei käi nagu, nad ei käi minu arust eraldi. See on umbes, nagu ma esitaks sulle küsimus, et kas vaarikad või külmkapp? Doesn't compute. No selles mõttes, et sulle võivad vaarikad meeldida, sa võid vaarikaid tahta ju kogu aeg süüa ja kui sul on külmkapp, siis sa saadki neid vaarikaid panna sinna külmkappi ja säilitada selleks ajaks, kui sul vaarika isu tuleb. Ja girl math ütleb, et seal on isegi teised nagu aspektid vahel, aga võtan sind sõnast. Selge, et vastus on siis mõlemad. Okei, ma tean, et meil on kodus ka mõlemad olemas. Ja tahad sa siis rääkida, kuidas sa siis selle kohapealse süsteemi üles ehitasid? Ma tean, et sa oled seda põhimõtteliselt üle 2 või 3 aasta nüüd püsti pannud, et ja sa tegidki seda mitmes järgus ja need järgud hõlmasid nii akusid, patareid on, akud on sama asi, eks ole, nii akusid kui ka päikesepaneeli, kui ka invertereid ja muud, et räägi lähemalt. Jaa, 2 aasta jooksul me oleme süsteemi siis nii-öelda 3 korda loonud, et me alustasime sellest, et oli üks inverter, 10 kilovatt-tundi akusid, 10 kilovatti päikesepaneele. Ja see oli lihtsalt nagu see, mis minu arutelu rahakotiga nagu ütles, et me teha saame. Tegelikult oli kohe teada, et mõlemat on nagu vähem kui tahaks, aga võimalused olid toona sellised. Nüüd siis 2024 kevadel me panime juurde päikesepaneele, sest suvi tuleb, paned ikka päikesepaneele juurde ja sügisel panime siis juurde akusid ja täna me oleme siis ütleks nii-öelda nagu valmis lahenduses, et meil on kokku 24 kilovatti inverteri võimsust, ehk siis 24 kilovatti saame tarbida oma asjadest. Meil on 30 kilovatt-tundi akut ja meil on siis, ma panin endale spikri kirja, meil on hetkel, ei olegi kirja pannud, 17,28 kilovatti päikesepaneelide nimivõimsust. Ja see on siis pärast 2 faasi, jah? Nojah, selles mõttes algne ja pluss siis 2 upgrade'i. Selge, ja 3 on veel ees? Ma nimetan seda 4, aga ja see on ees, jah. Okei, selge. Siis ma siis tean. Meil on aed on roostes, vaata kallis. Kallis. Roostes aiavõrgu asemel lähevad päikesepaneelid. Ja kes seda lahendust veel varem näinud ei ole, siis päikesepaneelidega annab nii mõndagi katta. Kui see esteetika peaks silmale rõõmu pakkuma. Jah, et kui pakub, siis jah, päikesepaneeli võib võtta kui ehitusmaterjali täiesti vabalt. Ja see on võib-olla isegi odavam kui OSB? Ta on kindlasti odavam kui veekindel vineer näiteks. Päikesepaneeli ruutmeeter maksab mingi 40 eurot. Jaa, et siis loodame, et liiga palju ehitusmehi ei vaata, muidu pärast süüdistavad sind igasugustes ogaratest tellimustes. Miks mitte näiteks päikesepaneelidest aknalauad? Makes perfect sense, sealt on valgus ju sisse, eks ole, tehku siis mingid tööd ka. Aga räägi korraks sellest tehnikast ka lähemalt. Vaata, alguses küsimus oli, et meil olid nagu päikesepaneelid või akud ja siis vahepeal on juttu mingist eluloomast, mille nimi on inverter ja võib-olla mitte igaüks ei tea, mis see on. Mina kindlasti varem ei teadnud. Jah.
no inverter on, ütleme niimoodi, et kui me nagu ühe tükina teda võtame, siis ta on vist kõige suurem ja kõige olulisem investeering nagu selles koduses elektrijaamas, sellepärast, et noh, nagu hinna poolest on ta kallis, eks ju, ja teistpidi, ega tema määrab suuresti ära selle, mis nagu edasi saab. Et sellepärast siis ongi kas paneelid või patareid, sellepärast, et inverter on non-negotiable. Jah, et inverter on igal juhul vajalik nagu selles komplektis. Ja noh, ütleme, et kui sa nagu piiratud mahus opereerid, siis noh, minu soovitus ikkagi oleks see, et sa hoiad need nagu akud ja paneelid nagu kooskõlas ja inverteri pealt kokku ei hoia, sest noh, meil on täna 2 inverterit, sellepärast, et sa hoidsid kokku? Ma ei saa öelda, et ma võib-olla isegi nagu otseselt kokku hoidsin, sest me ostsime too hetk põhimõtteliselt kõige kallima nagu inverteri, mis kodukasutusse üldse nagu noh, võimalik panna on. Aga kuna meil on majaehitus on selline, et meil on hästi paljudes erinevates suundades paneele, no siis meil oli lihtsalt teist juurde vaja. Ja millise inverteri kasuks sa otsustasid, sest ma tean, et neid on päris mitut liiki ja ühed on kallimad ja teised on odavamad ja siis üldse väga veider. Meil on siis 2 tükki, noh veel selgitatud põhjustel, teie 12 kilovatiseid hübriidinverterid. Hübriidinverter tähendab seda, et ta on võimeline voolu võtma kas võrgust, päikesepaneelidest, akudest ja sellega siis toitma maja. Ja no tegelikult on veel võimeline ka generaatorist voolu võtma, kui tahad. Ja mis teeb ta hübriidiks või noh, siis nii-öelda kalliks, on see, et tema suudab majandada ka siis, kui võrguvoolu ei ole. Sest soodsamad inverterid, noh, mida õnneks tänapäeval vist enam eriti ei pakuta, jumal tänatud, soodsamad inverterid on sellised, mis siis, kui võrgust kaob vool ära, siis sul võib päike paista, sul võib akudes vool olla, aga majja sa seda ei saa. See on küll paras tüng. Kas mitte alguses sulle ei pakutud sellist asja? Jaa, oli küll üks suurtest energiaettevõtetest pakkus alguses sellist lahendust ja see nagu ei läinud kohe üldse mitte kaubaks. Aga tema argumentatsioon oli siis see, et on lihtsalt odav. Ja tasuvusajak tuleb parem ja noh, selles mõttes fair point tulebki, et kui sa ainult rahalist aspekti vaatad, siis ta tuleb soodsam. Nojah, ja kui usaldada jäägitult Eesti elektrisüsteemi, mida kahtlemata meie asukohas on mõistlik teha, saartel või rannikul pigem mitte, et siis mingites situatsioonides see võib isegi olla täitsa kasulik, aga ma saan aru, et sulle meeldib hoida kõik oma rauad tules ja uksed avatuna, et sinu jaoks see variant ei olnud. Ei no vaata, meil oli see, et meie väga suur põhjus kogu selle asja tegemiseks oli see, et noh, nagu me kasutame ettevõtlusena seda kohta, et me ei taha olla sõltuv sellest, kas võrguvool on või ei ole. Olgu öeldud, selle 6 aasta jooksul on see võib-olla, ma ei tea, äkki võrguvoole pole olnud 6 aasta peale kokku umbes 6 tundi. Et noh, üli vähe. Aga jah, et ma nagu ei tahtnud sellest olla sõltuv. Nojah, kui sul kodus serverid jooksevad, siis iga katkestus on tegelikult probleem. Just. Et tõsi ta on. Või nagu eelmises osas rääkisime, kui oled maniküüris ja tuled lähevad pimedaks, sa ei taha ju poole maniküüri pealt minna. Jah, või oled kodurestorani pidaja ja siis ohjud jäävad külmaks, et igati. No samas lõkke on võimalik ja praegu isegi võib-olla väga romantiline, aga noh, mitte kõiki probleeme see ei lahenda. Okei, ühesõnaga 2 inverterit, hübriidinverterid ja oota, kas meil nagu tegelikult oleks ühe inverteri võimalus ka olnud või on ükste nii võimsat või tegelikult mitte? Oleks olnud küll, et tegelikult oli ka see variant, et kui me uue inverteri panime, siis korra käis mõte läbi, et äkki vahetame ringi. Noh, võimsam vastu lihtsalt. Vana oleks siis teenusepakkuja tagasi ostnud, lahkelt seda pakkusid. Aga ma ise soovisin jääda 2 peale puhtalt selle pärast, et noh, kui sul on 2 nagu tükki, siis juhul, kui üks neist läheb katki, siis võttes saad teisega edasi opereerida. Et selline nagu redundancy. Et ei ole niimoodi, et sul on lihtsalt nii palju paneele, et üks ei saa hakkama? Ei, seda piirangut ei ole, et oleks lihtsalt pidanud nagu sobivama sama tootja kangema inverteri. Okei, et küllale alati liiga ei tee. Selge, aga noh, rääkides nii paljudest paneelidest, siis palju sul siis katusele või erinevatele katustele päikesepaneele sai ja mis need suunad on?
meil on noh, selles mõttes, et meil on maja sellise asetusega, et meie suunad on suhteliselt veidrad. Meie esimesed paneelid on suunatud Kirdesse. Ja siis järgmised on Kagusse, siis on Edelasse ja siis on veel Loodesse ka. Noh, Kirre ja Loe ei ole need suunad, kuhu, kuidas ma ütlen, kui sa tahad saavutada maksimaalset tootlust, siis sinna ei peaks panema päikesepaneele. Mismoodi see maja siis asuma peaks selleks, et tootlus oleks maksimaalne? No ma arvan, et väga-väga üldistatult öeldes nagu enamike inimeste elurütmiga ideaalne paneelide paigutus oleks ida ja lääne suunas, hommikul ja õhtul, ehk siis need aeg, kus enamasti kodus oled. Kõlab loogiliselt. Kõige suurema tootluse saad sa siis, kui sa paned paneelid 45 kraadis nurga all lõunasse ja kui sul on akud, siis tegelikult suur tootlus ongi see, mida sa tahad. Et sa võib-olla ei tarbi, aga sa toodad selle akudesse. Aga mis see kraad seal teeb? See on siis nii-öelda maapinna suhtes 45 kraadi. Et siis justkui nagu kõige rohkem kiiri tabab teda või? Just. Või kui päike tuleb, on ju meil suvel vist päike kõige kõrgem on kuskil 54 kraadi all, nagu horisondi suhtes üleval. Ja kes veel ei tea, siis selleks on olemas äpp, kus saad järgi vaadata. Et kui sa tahad täpselt oma kraade teada saada. Nii, sorry. Ehk siis, kui tahad kõige suuremat tootlust ja sul on piisavalt akusid ja lõpuks on see, paneele tuleb panna sinna, kuhu neid panna saab. Ära nüüd nagu maja hakka ümber ehitama, sest see oleks totakas. Aga sa võid, sest et see on ka huvitav, kui see siuke soodne ehitusmaterjal on. Aga... Just, et lõunas saad kõige suurema tootluse. Ida ja lääs on kõige paremini kooskõlas enamike inimeste tarbimisarvamusega, kui me räägime kodust, eks ju. Ja sa saad selle tootlusega kõige pikemalt nagu päeva mõistes suvelses. Ja ka kõige ühtlasemalt. Ja siis meil on Kirre, Kagu, Edel, Loode suunad. Ja seda puhtalt sellepärast, et 80-ndatel meie maja on selles suunas ehitatud ja vist ei ole mõtet teda nagu pöörama hakata. Kuigi ka see on tehniliselt tehtav, aga see selleks. Ja paneelid, ühesõnaga maksimumvõimsus, ma ütlesin, see 17,28 kilovatti on siis nii-öelda nominaalne tootlus ja aastas meie park meil ei ole selle pargiga veel tervet aastat täis, aga need kuud, mis ma analüüsisin, siis nende põhjal korrelatsioon on olemas ja aastas see toodab 12 kilovatt-tundi energiat. Kui ma olen küünetehnik, mida see minu jaoks tähendab siis? More than enough, enamasti. Et jah, kuna meil on ettevõtlus ja kodu on nagu põimunud, siis meie tarbimine on suurem, aga elamiste jaoks, kus on majal, ma ei tea, aknad ja seinad ja soojustus on ja seal ei ole mingit nagu ebaratsionaalset tarbimist, siis 12 000 on kilovatt-tundi on enam-vähem see, mis võiks aastavajaduse nagu ära. Ja meie selle suundade ja kõige muuga siis meil paneelid toodavad tegelikult juba vist mingi veebruarikuust või? Ei, eks nad toodavad kogu aeg, selles mõttes isegi täna? Jaa, isegi 24. detsembril on nad tootnud, aga loomulikult see tootmine, kuna meil praegu päev on ju 6 tundi pikk ja suvel on ta, ma ei tea, 18 tundi pikk on ju, et siis selge see, et see tootmine on väiksem ja see tootmine on väga palju väiksem, et me detsembris toodame, ma ei tea, terve detsembri peale pool võib-olla heast juunikuu päevast. Nojah, aga samas see lohutab ka ikkagi, et midagi tuleb. Jah, et midagi tuleb jah, et ja ega neid nagu halbasid kuusid ongi meil enam-vähem 3, et detsember või ütleme siis pool novembrit, detsember, jaanuar ja siis pool veebruarit. No aga õnneks on meil akud, mis aitavad isegi halbadel kuudel võtta sellest süsteemist viimast, et palju meil neid akusid on ja kuidas sa seda kasutad? Meil on praegu 30 kilovatt-tundi akusid, mis on tegelikult umbes pool sellest, mis meil olla võiks, ikka veel. Ja süües kasvab isu. Selgelt. Aga 30 kilovatt-tundi akusid võimaldab meil siis teha niimoodi, et talvel, kui seda nagu oma tootmist ei ole, siis 8 kõige soodsama tonni jooksul on meil lubatud võrgust laadimine, et me saame võrgust osta. 8 keskmise tunni jooksul me võrgust tarbime ja 8 kallimat tundi me siis tarbime ainult akude pealt.
jah, nii et nüüd võiks kõigile selge olla, miks akud on ikkagi väga hea asi ka siis, kui sul paneele ei ole. Ja see on, vaata, siin on see aspekt, et täna me ostame siis nagu börsi keskmisest hinnast, me ostame elektrit 30% soodsamalt, tänu sellele nihutamisele, eks ju. Ja kui me paneme juurde, siis võit läheb suuremaks, aga kõige suurem võit tuleb tegelikult esimesest tunnist, mis sa suudad niimoodi ära liigutada. Nojah, ja see sujuvalt viibki järgmise punktini, et vaata juba eelmises osas ja ka praegu sa rääkisid tarbimise juhtimisest ja ma kujutan ette, et kui ma olen kodune küünetehnik, siis ausalt öeldes mind väga hirmutab see mõte, et ma peaksin nüüd välja mõtlema hakkama, et midagi seadistada, ma ei tea, kõige kallimad tunnid ja mis elektribörs üldse on ja et millega sa seda teed? Ma tean, et seal on ka ajalugu ja võib-olla ka mõni soovitus. Ja seal on, selles mõttes on päris tugev ajalugu, et ja meil on ka legacy't, et ma alustasin seda asja niimoodi, et Excelis. Ja alustasin Excelis ja peale Excelit kohe põhimõtteliselt hakkasime nagu koodi kirjutama, sõbraga koos. Ja kõik sai niimoodi custom ehitatud ja custom tehtud ja täna osad nendest custom asjadest veel ka jooksevad, aga õnneks on aega on nagu üle 2 aasta juba mööda läinud, et enamik lahendus saab osta ja tegelikult ka see meie energiajuhtimise lahendus, mis meil täna on, pärast seda, kui ise oli kõik need asjad nagu ära tehtud, siis lõpuks ma ikkagi ostsin kontrolleri, mis seda teeb. Ja toimib ilusti. Oota, kas see oli nagu ühekordne väljaminek või sa maksad iga kuu selle eest midagi? See kontroller oli ühekordne väljaminek ja ta oli päris kallis, aga ta avas veel ühe asja, mis on siis sagedusturul osalemine. Ehk siis me saame võrgu sagedust aidata hoida. Aga sellest ma arvan, me teeme ka eraldsaates, see läheb nii lappama see jutt praegu ära, et jah, sagedusturul osalemiseks me võtsime selle kontrolleri, maksis just mingi 700 €. Mis tundub nagu jabur, ja ongi. Ja seal on niimoodi, et sellel sagedusturul tehtavatest tehingutest nad veel võtavad 15% vist. Aga see on, ütleme, et matemaatika jookseb kokku. No ja sellest me kindlasti järgmistes osades ka kuuleme, kuidas see matemaatika kokku jookseb ja kuidas seda kodust mängupõrgut on võimalik üles panna, sest gambling at its best. Aga all in all, et kõik need esimesed liigutused nüüd enne seda sagedusturgu olid ikkagi see, et mida saad, see liiguta soodsamale tunnile ja mis ei mõjuta elukvaliteeti. Soojaveeboiler on maailma kõige parem akkumulaator, lihtsalt tangi seda või lae seda siis nagu soodsatel hetkedel. Aga ühesõnaga, nüüd sa juhid siis tarbimist selle kontrolleri kaudu mingi rakendusega, aga oletame näiteks, et ma mõtlen, et ma kontrollerit ei taha, kas ma siis saan ka? Ja ikka selles mõttes, et ei pea koodi kirjutama? Ei pea, saab täitsa minna poodi ja osta endale pistikupesa, mis käib sul sinna boileri vahele ja sa pead talle muidugi internetti andma ja siis ta juba manageerib iseseisvalt. Et neid lahendusi on, ma ei ole nende kõigiga tuttav, ma ei oska anda konkreetset soovitust, aga teenuspakkujaid on ja küll nad nagu head töötavad. Ja need selle pistikupesa faasi oled sa isegi läbi teinud? Oi, meil väga palju on praegu ka pistikupesast. Kombineeritud lahendus. Just, aga ütleme, et meile neid käsklusi annab siis kontroller juba läbi muu maja automaatikasüsteemi. Okei, väga põnev. Ja mis see siis kõik kokku maksis? Paneb ohkama? Kogu summa kokku oli 25 000 € ja natuke peale on tänaseks hetkeks. Aga keskmine elektriauto me ju nüüd teame on kõvasti kallim ja sellega säästab rohkem, nii et boy math. Küll see elektriauto ka tuleb kohe, kui tehakse midagi väikest ja kiiret ja ägedat. Nunnut ja... Kerget elektriautot on maailma vaja. Kõik on mingid... Aga aku kaalub palju? No jaa, aga miks seda akut siin ju nii palju vaja on? Et sa saaksid Tartusse sõita? Ma võin Tartusse sõita ju sisepõlemusmootoriga. No jah, võt, jah. Palju sa oled suutnud endale parkimiskohti maja ette osta, mitte igaüks ei, igal ühel pole sellist parki siin. Bolti autosid saab ka rentida, kui tahad. Aga okei, ärme nüüd hakka siin, see läheb teise teemasse ära. Ja see ei ole sponsored. Et 25 000 on hetkeks kulunud, olgu öeldud, et see jaguneb ka umbes niimoodi,
et kolmandik kõikidest kuludest on nii-öelda mugavus ehk siis see võtmed kätte lahendus on ju kõik asjaajamised, särgid-värgid ja see on ka nii suur sellepärast, et meie ehitus on suhteliselt keeruline, nagu öeldud, meil on 4 silmakaares, meil on 5 stringi, meil on nagu maja, ühesõnaga katused ei ole mugavad kohad, kus töötada ja neid katuseid ei ole ka mitte ainult üks katus, vaid need on erinevate nurkade all ja tegelikult isegi erinevad hooned. Kõik see tõstukite kulu ja kõik need asjad on nagu pigem sellised suured. Kas mingit rolli võib mängida ka see tõsiasi, et see on nüüd 2 erinevas faasis käinud, mis tähendab, et kui oleks kõik korraga teinud, siis võib-olla nagu 3 ja see on ka kallimaks teinud, et siis kui me siin kevadel päikesepaneele juurde panime, siis selle käigus me otsustasime, et me ühelt katuselt võtame need paneelid ära ja paneme need paneelid hoopis teise kohta ja ühesõnaga, et sellist nagu liigutamist ja möllamist. Seda siis vaatajatele lohutuseks, et kui sa niimoodi teed, et sa 9 korda mõõdad ja 1 kord lõikad, siis sa saad kindlasti odavamalt kui 25 000 eurot. Ja teine asi, mis on see, et need hinnad on ka ikkagi nagu rajult alla tulnud, et ma just enne saate salvestamist vaatasin üle, et kui me esimese inverteri ostsime 3600 euroga, siis järgmised täpselt samasuguse me ostsime 2400-ga. Et sellised nagu muutused on toimunud. See annab lootust. Et kes on piisavalt kaua oodanud, saab nüüd soodsamalt. Jah, väga hea. No nii, aga kindlasti sellest me räägime lähemalt natukese järgmises saates, aga mis sa siis ütled, et tasus ära või? Me juba siin natuke kalkuleerisime, et odavam kui elektriauto ja et siis kindlasti mingid kalkulatsioonid veel. Ja, no okei, me kalkulatsioonidesse jõuame, et kui sa küsid, kas tasus ära, siis mina vastan ikkagi filosoofiliselt vaates, et ma olen saanud täpselt selle, mida ma olen tahtnud, nagu sellise nagu sõltumatuse, mingi börsinna kõikumistest asjadest ja nagu sellega seonduva niisuguse hea enesetunde. Aga rahaliselt me avame asju järgmistes saadetes ja see ei ole nii roosiline kui see emotsionaalne pool. Aga midagi head seal peab olema lisaks sellele, et me... On head ka, aga ta ei ole nii ilus, kui müügimees väidab. Okei. No aga samas, kui sa oled seda sorti inimene, kes kodus kasvatab kanu ja lapsast ja tunneb, et iga päev krossipoodi minemine ei ole täpselt mitte see kõige toredam asi, mida teha, siis kindlasti sinu maailmavaatega läheb see kenasti kokku. Just. Kuigi meil ei ole ei kanu ega kapsast, aga meil on vähemalt päikesepaneelid. Jah, tootmine seegi. Täpselt nii, aga sellega siis täna lõpetame ja siis järgmise korrani. Tšau, tšau!